kui on võimalus valida, siis metsasööbimise ja bensiinijaama vahel, siis alati valin ikkagi metsa, kuna seal on turvalisem. Et metsas ma võin rahulikult jätta ka oma akna lahti ja on vaikus öö otsa. Ja samuti ma ei pea kartma, et keegi tuleb torkima mind või mu masinat. Ta on kontor ja magamistuba, nii öelda, et see, mis ma vahepeal käin seal koormat peale laadimas, see on töö, ütleme, aga seal, nii nagu me kõik istume mingi hetk kontori laua taga, istume rooli taga ja õhtul viskad enne magama. Et selle töö peal nagu väga rasva ei kasvata väga palju, et kuna liikumist on palju, et võrreldes nende pikamaa juhtidega, kes sõidavad siin Euroopat ja Skandinaaviat, et seal on istumist väga palju. Aga metsaveoki puhul ei ole väga palju istumist, et ikkagi sa käid päeva jooksul siin 10-15 korda vähemalt väljas ja ikkagi natuke liigutad ennast. Miks mulle meeldib üldse autojuhina töötada, on see, et kõigile meeldiks, kui hobi ja töö on üheskoos. Kui ma istun suure autoroolist väikse autorooli, siis ma ei tunne ennast nii hästi kui suure autoroolis. Me ei tea kunagi, kellel juhtub midagi metsas katki minema, vaja mõnda võtit, asja. Me peame kokku hoidma. Samamoodi on ka teede peal meil, et metsavee autojuht tervitab 100% alati teist metsavee autojuhti. Et see on nagu siuke omavaheline väike siuke, ma ei tea, hea tunne, kui teine viskab sulle käppa lihtsalt ja sõidabki rõõmsamalt edasi võib-olla seal.